Metsas kolajana on saag minu jaoks autos põhivarustus, olgu selleks siis pikateraga silki käsisaag või siis mootorsaag, mis lihtsustab mõnevõrra elu. Mootorsae eeliseks on see, et sa saad sellega võtta ka maha suuremaid puid ja üsna tihti on sattunud olukord, kas või siin eelmisel nädalavahetusel, kus tuulemurd oli tee blokeerinud, võtad välja väikese mootorsae ja suts, tee on vaba. Üldiselt on mul kaks saagi. Suur Husqvarna, mida ma enamasti kaasa ei võta, see on raske ja ta sobib väga hästi metsatööks. Sellega võtad maha ka suuri poolemeetriseid puid. Autos on mul tavaliselt tillukene, niinimetatud ühe käe saag, arboristisaag, mis on pealt päästikuga. See annab mulle võimaluse, et ma saan toetada puutükki samal ajal, kui ma saen. Sae ohutuse seisukohast ei ole võib-olla see kõige mõistlikum, aga eks see jäägu igaühe enda otsustada. Pisikese bensiinisae eeliseks on see, et ma tõstan ta autosse, ta töötab mul alati, ma valan kütust peale, temperatuurid ei oma talle mitte mingisugust tähtsust. See saag läheb tööle ka -20-ga. Ta kaalub vähe, ta on mugav kasutada ja see saag on täpselt nii väike, et see mahub kenasti ka segukasti, ehk ei ole ohtu, et mingisugune läga siit välja voolab. Peamiseks probleemiks on see, et see saag on minu arvates lärmakas. Kui sa ta käima tõmbad, siis ta möliseb. Akusae eeliseks on see, et ta ei lärma. Sa vajutad nupule, mingit häält ta ei tee ja kui sa hakkad saagima, tekib siis see elektrimootori undamine, millel õnneks ei ole seda üks madalat bassist resonantsi, mis on bensiinisaagides ja see bensiinisae müra kostab mitme kilomeetri kaugusele. See on siis ütleme niisugune metsavarga märgunenägu. Saad mõnusalt omal puud maha võtta niimoodi, et naabrimees isegi ei ole teadlik sellest. Kodukasutajaks enam kui küll, jõudu tundub talt törtsu vähem olevat kui 50 kuubikulisel bensiinisael, ehk siis metsa ma teda ei võtaks, aga koju, ma arvan, et sellega saed sa maha ka ligi poolemeetrised puud, kuid pead lihtsalt arvestama, et akusid võiks olla rohkem kui üks. Akusaagide probleemiks täna on see, et kui sa jätad ta mitmeks päevaks autosse vedelema, see liitiumakku lihtsalt jookseb külmast tühjaks. Suvel, kevadel, sügisel see probleem ei ole nii tuntav, kuid -10-ga on see tõesti, et võtad autost aku välja ja alles on jäänud umbes kolmandik. Ja muidugi hind. See konkreetne akusaag maksab 750 eurot. Iga lisaaku täiendav 100-120 euri, sõltuvalt siis aku suurusest. Väikese bensiinisae, mis ütleks, et on suhteliselt samaväärne, saad kätte 200-300 euroga ja sinna mingisuguseid lisavarustust ei ole, ainult valakütust peale. Akusae ma võtaks endale väga hea meelega, aga talvistes oludes jõuab minu autosse tõenäoliselt ikkagi bensiinisaag. Välja arvatud muidugi juhul, kui ma lähen ainult üheks ööks. Husqvarna saage saad osta ainult ametlikest esindustest, mida Eestis on piisavalt palju ning varuosade saadavus ei ole probleem. Suvalisest ehituspoest sa neid ei leia, sest tootja on öelnud täiesti otse välja, et hinnaralliga nad kaasa ei lähe ja sitta nad müüa ei viitsi.